Tšau! Seekord tuleb juttu kükitamisest. Näitan sulle ära õige standardse asendi, kuidas teha kükki ja olgu kohe ette ära öeldud, et õiget asendit kõigi jaoks samasugust asendit ei ole olemas, sest et võib-olla sul on olnud põlvedes vigastus, võib-olla pahkluus vigastus, et see kõik oleneb sellest ja kõikide inimeste luud ei ole ühtemoodi arenenud täpselt samasuguse struktuuriga. Niimoodi, et kui mõni inimene saab 90 kraadi teha kükki, siis võib-olla sina saad 60, aga seda saab parandada. Näitan sulle ära pahklu painduvuse testi. Sellest oleneb päris palju, kui sügavale sa suudad üldse kükitada. Ja näitan ka ühe teise testi sulle, kuidas saad vaadata, kui sügavale sa tegelikult oled võimeline kükkima, kui paljuks sul on potentsiaali. Olen teinud ka eraldi juba video jalatrenni kohta, selle linkin ära siia ülesse või siis siia ülesse. Vaata see video ära, anna tagasisidet, kui sulle midagi meeldis, kirjuta, kui midagi ei meeldinud, siis kirjuta ka ja kirjuta kindlasti, mida sa sooviksid järgmisena näha. Kui sa ei saa pahklu liikumise tõttu teha nii sügavalt, siis otsi kõrgem koht, natukene kõrgem maapinnast, kasutad siis pahklu siia peale, siis saad sügavamalt kükkida.